Tere, aitäh tulemast sellele toredale kirjanduslikule kolmapäevale, kus me tutvustame Eesti naiskirjanduse auhinna nominente. Eile oli meil õhtu Tartus, mis läks väga hästi ja oli väga põnevad vestlused. Ja täna on meil siin kohal oma 1, 2, 3, 4, 5 vägevat kirjanikku. Et eelmisel aastal anti välja esimene Eesti naiskirjanduse auhind ja selle tarbeks asutasime lausa oma organisatsiooni Eesti naiskirjanduse selts, mis on nüüdseks saanud 1-aastaseks ja korraldanud veel ka naiskirjanduse galaõhtu ja naiskirjanduse suveseminari ja hea uudis on see, et ka Lätis asutati Läti naiskirjanike, kuidas nad nimetavad vist rohkem liiduks, et Läti naiskirjanike liit, aga nad jäid meist jälle nagu aastakese nagu maha, aga sellegi poolest oleme väga rõõmsad nende üle ja loodetavasti saab teha koostööd. Siis nimetan igaks juhuks ära, et selle aastase auhinna žüriis olid meil 5 naist, kes loevad raamatuid iga päev hommikust õhtuni, õhtust hommikuni. Tiina Põldmaa, Eeva Nooni, Mari Peegel, Sirel Heinloo ja Maia Tammjärv. Sai nüüd 5 kokku, jah? Ja nende valitud laureaadid nominendid on väga erinevad raamatud. Et ei saa üldse öelda, et oleks miski, mis kõiki neid raamatuid ühendaks. Ma vabandan, ma sõitsin pool päeva Tartust siia, et ma pean siit telefonist vaatama õige nimekirja, et ma kedagi ära ei unustaks. Et meil on Aliis Aalman, kes aias, Brigitta David-Jants plahvatus nätsuputkas ja teisi jutte, Eeva Kohv õhus kõndija, Kairi Loog tantsid olm põrandast, Murka 2 hunti, Hene-Liis Nott on tähed Agnesele, Berit Petolai heletuiskleveni mätu, Karolina Pihelgas ikka veel, Johanna Roos tsükkel ja Andra Teede lind ei ole. Et kes vähegi kirjandustest teavad midagi, näevad, et siin on meil 2 kirjaniku esikraamatud, Brigitta ja Hene-Liis, siin on Kairi Loogi, 2 prosaisti esiraamatud, siin on Kairi Loogi esimene romaan täiskasvanutele, ma vabandan, et seda raamatut siin praegu näha ei ole. Oi, Brigitta, vabandust, ma tean, ma olen peaaegu välja andnud ühes raamatu. Ja, tähendab, siis vabandan, Murka ja Johanna Roosi esimesed luulekogud ja Andra Teede me ei loe kokku mitmes raamat ja Beriti luulelood ja Eeva Kohvi romaan, nii et siin on täiesti seinast seina neid erinevaid žanre ja on väga hea meel, et täna me saame neist mitmest raamatust rääkida ja mitme kirjaniku käest küsimusi ka küsida. Nii et laureaadi väljakuulutamine toimub siinsamas saalis 28. aprillil kell 5, kõik on oodatud, ei ole tegemist mingi kinnise üritusega ja kohale lubas tulla esimene laureaat Karolina Pihelgas, kes võib-olla jagab meiega oma kogemust sellest aastast, mis tal on olnud. Nii, ja siis ma nüüd hakkan kutsuma neid naiskirjanikke siia. Esimene oli meil Andra. Palun, Andra Teede. Nii. Lind ei ole, sul on oma raamat kaasas. Super, väga hea, väga hea. Nii. Vabandust, Brigitta. Tere õhtust kõigile. Tere Andra. Nii, kes sa oled, Andra? Ma tegin just autorihüvitusfondi igakevadist taotlust ja sain isegi teada, et Lind ei ole on mu 16. raamat, mis ma olen välja andnud. Sinna hulka läheb muidugi ka näitekirjandus ja proosa ja kõige lihtsam ongi öelda, et ma olen kirjanik, sest ma kirjutan
kas on žanrid, kus ma ei kirjuta? Ma vist kirjutan kõigis žanrites ja hommikust Aja- õhtuni, aja- õhtust ajalooline, hommikuni. ajalooline romaan. No ütleme nii, et No jah. romaanid paneme nagu ühte patta. Aga jah, ajaloolist romaani, jumal tänatud. Aga ma olen kirjutanud palju ajaloolisi näidendeid, nii et ma tean, et see on väga keeruline. Kui sa nüüd kirjutad, ütleme nii, et proosat ja näidendeid, kui erinevad need kaks žanri on? Need on väga erinevad, sest teatris on nii palju reegleid, mida mõnes mõttes proosas ei pea järgima. Kui ma kirjutasin romaani Katariin ja kurjad onud, siis see oli pärast seda, kui ma olin umbes 10 aastat juba töötanud televisioonis, kirjutanud telestsenaariumit ja kirjutanud iga aasta palju näidendeid ja nii küllastunud kõigist nendest reeglitest, mis on nagu väga erinevad, alates sellest, et et mis lendab, mida ostetakse, mida üldse pakkuda telekanalitele või teatritele, siis edasi eelarved, mitu näitlejat on, mitu lokatsiooni, kuidas seda teha, eks ole, kui pikk on stseen, teleteater selles mõttes erinevad, et seal on nagu ühes on ühed reeglid ja teises teised on ja mingid tempod ja nii edasi, aga lõpuks on ikkagi tihtipeale kõik on raha taga, et kõik, et eelarve. Ja siis ma kirjutasin romaani ja ma tegin seal, mida ma ise tahtsin. Ma ei pidanud saatma ühtegi meili, mida ma saadan nagu ülitihti, et saadad režissööri assistendile, kes teeb neid võttegraafikuid, saadad meile, et kuule, ma tahaks ühte lokatsiooni veel. Vastus on tavaliselt nagu või et tahaks välivõtet teha, juba see on suur asi teles, sest et ühte osa filmitakse mitme nädala jooksul ja kui on sellised hooajad kevad ja sügis, kus muutub, siis võib nii olla, et esimeses pooles on õues lumi ja teises pooles on puud lehtes ja siis sa ei saagi õue minna, sa peadki toas tegema. Ja siis Katariinis ma tegin, Vabaduse väljakul mingi massikogunemine ja siis niimoodi hakkas lund sadama kui vaja ja sõitsin Hiiumaale ja igast asju, mida teha ei saa. Hästi palju tegelasi ja mingid autovõtted ja kõik see ja mul endal kogu aeg käis peas see ring või nagu see film, see võimatu film, mida on võimatu filmida, et see on minu jaoks suurim erinevus. Aga muidugi ka see, et sa pead, eks ole, kõik välja kirjutama, et teatris ja teles ju inimene ju näeb. Proosas sa pead ju ütlema, mida ta näeb. Ma pean ütlema, et seal Katariinis ma väga nautisin neid autostseene, aga hiljem ma olen aru saanud, et nagu need autostseenid, kuna sa oled nagu väikeste laste ema, et siis need autostseenid on nagu suhteliselt tavalised, et tihtipeale me peame koosolekuid niimoodi, et Andra on autos ja et kui me koosoleku ära lõpetame, siis kohe läheb lasteaeda lastele järele, nii et. Ja see algas, ma sain lapsed siis, kui algas koroona, mu esimene laps sündis üks päev enne, kui eriolukord välja kuulutati ja siis ma ju töötasin kogu aeg edasi, mul ei olnud mingisuguseid puhkuseid laste pärast ja väga, ja siis oligi see, et muidu sa ju jätaks lapsed koju, näiteks isaga koju või vanaemaga koju ja läheksid kuskile Linnamäele kirjutama raamatukokku või kohvikusse, aga koroona ajal kõik oli kinni ja siis ma hakkasin autos töötama, lihtsalt nagu lõputult autos kirjutama. Linnahalli tagaparklas näiteks, ma olen nii palju kirjutanud või Stroomi ranna parklas või mulle meeldib merevaade Rocca al Mares näiteks, ka Pirital on ja ma olen tõesti väga palju autos töötanud. Siis tehti jälle kõik lahti, aga mul jäi nagu see komme sisse pidada koosolekuid ka autos. Ja ma arvan, et see on küllaltki tavaline vabakutseliste töötavate emade puhul, et Kristi Saare just hiljuti rääkis ka sotsiaalmeedias, kuidas ta autos koosolekuid teib, et sa lihtsalt oledki kogu aeg, sa pead sõitma. Ta ei sõida autoga. Ta läheb kellegi teise autosse siis ju. Aga võib-olla see oli mingi ta kolleeg, okei, näe, ajasid segamini. Ja, tal sõidab mees autoga. Ja selline see naiste elu tihtipeale on, aga samas tuleb täiesti julgelt tunnistada, et Andra võib rahulikult õhtul välja minna ja lapsed on hoitud ja ei helista talle kogu aeg, et tule nüüd koju emme, sest et neil lastel on väga tore isa, kes ka nendega tegeleb ja ei ole üldse mingit probleemi. Nii et seda tuleb ka nimetada, nii et ägedatel naistel on ka tugi selle taga. Ja et alati, kui ma võtan üksikemade elu üle sõna on ju, kui raske neil, siis ma ütlen, ma ei ole, mul on kõik hästi, aga et jah, tervitame toetavaid partnereid. Ja. Nüüd see lind ei ole, Andra teede lind ei ole. See vaatab ka naise elu väga mitme eri külje pealt.
jah. aga võib-olla sa teed raamatu lahti ja siis loed meile sealt luuletust. Täna ma pean täpselt kella vaatama, nii et minutid tiksuvad. Jaa, ma ei Sest see tea. on nii äge raamat ja Andra on oma loomingu kõige parem esitaja. Selle raamatuga on nii, et ükskõik kus sa selle lahti teed ja loed, siis tuleb selline väikene miniplahvatus. Jah, ma ei teadnud, kas täna saab lugeda luuletusi, ma igaks juhuks võtsin kaasa selle, mul on üks luulekogu, kus mul on ära märgitud need luuletused, mida ma loen. Ja loeme siis ühe luuletuse mu toetavast partnerist. Meie kõige ilusamad aastad on meie kõige raskemad aastad. Kõik, mis oleme külvanud, kasvab. Kasvab, kasvab, kuni õpib ise pimedas pissil käima. Õpib ise kapist süüa võtma, õpib elu ja armastust. Meie kõige paremad aastad on meie kõige väsitavamad aastad. Peame hoolitsema iga väikse ja vappuva hinge eest, kes meile kaasa anti. Peame väetama ja kastma luuletuste ja lugudega, lubaduste ja lorilauludega. Öösel magame harva ja kui magame, on ärkamise kuri varime kohal. Ja kui meil on vahel harv hetk omavahel vahetada mõni sõna, siis selle asemel, et asja tuumani jõuda, me ainult naerame. Naerame, sest me ei jaksa öelda, vaata seda, kallis, siin nad ongi meie kõige ilusamad aastad. Aitäh, plaksutame ikka ka. Et kui ma oleks praegu kuskil prantsuskeelses kultuuriruumis, siis oleks Saarl ütles kõik bravo, bravo, bravo. Te ei tea, kui hästi see nagu innustab, nagu sa tõesti tunned, et mis ma nüüd ütlesin. Et inimestele see tõesti meeldib. Nagu ma ütlesin, et siis ükskõik kus kohast sa selle raamatu lahti teed, siis kohe tagi seostub, näiteks konkreetselt, eks ole, minu endaga. Ja et siin on kuskilt tuli kohe mingi vägivald ja alatiseks kehasse ja et sa elad siin raamatus nagu iga sellist täieverelist kaasaegse naise elu, et reisid, rändad, teed tööd, nutad, sööd, nagu miski ei ole võõras ja miski ei ole liiga vähe luuleline. Seda ma olen eluaeg teinud, et ma olen kirjutanud luuletusi enda elust ja võib-olla see ongi selline tasakaalupunkt minu jaoks, et näidendeid ja stsenaariume ja selliseid tööasju, mis ma igapäevaselt kirjutan, ma kirjutan tihti teemadest, mis minuga üldse kokku ei puutu. Ma olen kirjutanud, ma ei tea, inseneridest näidendeid on ju, või mingitest ehitajatest näiteks, mis on ka omamoodi tore, aga need ei ole naistelood, mida ma tahaks väga rääkida. Ja luule ma olen hoidnud enda sellise püha paigana, kus ma ikkagi räägin sellest, mis mind tegelikult võib-olla kõige rohkem puudutab. Ja teine asi on see, et Eestis on nii palju luuletajaid. Kui ma hakkasin luuletama, siis oli nii palju luuletajaid mu ümber, kes samal aastal debüteerisid. Ja siis ma sain aru, et kui ma ei vali väga konkreetselt neid teemasid, millest ma räägin, selliseid teemasid, millest saan ainult mina rääkida oma kogemustest, siis need luuletused ikkagi kipuvad kordama üksteist. Et ma arvan, et see ma ei tea, kas meil postmodernism on vist läbi juba, kus me nüüd elame, Kätlin, postmodernismis. Et sellisel ajastul on nagu üks suurimaid väljakutseid on leida oma lugu, eks ole, oma originaalne lugu, millega sa mitte ainult Eestis ei eristu, vaid ka terves maailmas. Ma õpetan vahepeal keskkooli noortele stsenaariumi kirjutamist ja see tund käib nii välja, et ma lasen neil kõigil arendada ühe oma televisiooniseriaali stsenaariumi, tulla teemadega ja mõelda välja ja hakata seda kirjutama. Ja siis tihtipeale need teismelised tulevad nagu mingid draakonid ja muumiad New Yorgis ja maffia ja mingi samuraid, Austraalia, kullakaevajad. Ja siis ma alati üritan neile rääkida, et kullakesed, et New York on täis nagu noore kutte, kes tahavad maffiast kirjutada, on ju. Mida sina sellest, et tegelikult Eesti kirjanik, et ma teangi ainult sellest, mis mul siin on ju, Ida-Euroopa Aklia kastmes ja see on see, millest minu meelest mul on õigus kirjutada, et luuletada asjadest, mis ei ole mina, ma ei ole nagu kunagi jõudnud sinna. Ma tean, et on kirjanikke, näiteks Doris Karev on öelnud, et
tema just meelega ei räägi iseendast oma luules, et seal on nagu erinevaid viise, kuidas ta vaadata, aga mina olen jõudnud sellise tõeni. Jah, nii nagu see on, et alati sa pead leidma mingi selle oma hääle, oma hääle ja oma teema, et jah. Millest sa siis järgmiseks kirjutad? 17. raamat. Mu 17. raamat räägib Tallinnast. See on, sina toimetad seda, sa olen lugenud no veel? Jah, aga ma alles ootan seda lõplikku käsikirja. Ja. Mul on selline asi, et ma olen nii palju kolinud Tallinnas ja nii palju seigelnud siin, et ma märkasin ühel hetkel, et pidevalt peaaegu iga päev ma näitan näpuga mingi maja poole ja siis ütlen, näe, selles majas ma ju elasin. Ja siis räägin ühe nagu loo, ühe vahel nagu kohutavalt traagilise, aga vahel hirm naljaka loo selle kohta, mis seal juhtus. Ja mu raamatu nimi ongi Näe, selles majas ma ju elasin. Ja see on selline raamat, kus ma siis võtan lahti need Tallinna tänavad ja need Tallinna majad, mis minu jaoks on tähtsad. Et kergelt tõukub Jan Kausi Tallinna kaardist, ma arvan, aga mina ei ole siuke miniatuurimees nagu Jan on, et ma küll üritasin miniatuure kirjutada, aga siis lõpuks oli ikka iga peatükk oli 6 A4 lihtsalt nagu räigelt andmist. Aga ma arvan, et ongi hea, et meil on Jan Kaus juba olemas, et pole nagu teist vaja. Jah, et pealegi igal on oma Tallinn, et võib-olla mõni Tallinn ongi selline, et nagu mõtiskleb tänava nurgal, et kui head mälestused mul selle tänava nurgaga on. Ja kindlasti on ka selliseid. Ühe üürikorteri kohta ma ütlesin, selle üürikorteri kohta pole mul öelda mitte midagi halba. Aga see oli ainus. Kas muidu on siis halvad asjad? Kas põhiselt halvad asjad on? Ma ei ole lugenud täiskäsikirja, ma olen lugenud ainult jupikesi sellest. Seal on nagu see asi, et see suur kolimiste periood lihtsalt jääb sellesse minu elu perioodi, kus ma olin selline tudeng, on ju, teatrikooli tudeng, väga vaene, väga elasin väga huvitavat elu, et seal ikkagi on nagu neid teravaid tundeid ja või sellist. Maia Tammjärv, kes luges seda, sest ta avaldas Müürilehes sealt katkendid, tema arvas, et see on pigem nagu selline kirjanikuks kasvamise lugu, sest tõepoolest iga selle aadressiga käib kaasas mingi teos, mida ma parasjagu kirjutan ja siis ma arvutan, et kuidas seda kirjutada, et kuidas kirjutada näiteks ooperit või libretot, eks ole. Et kuidas kirjutada libretot samal ajal, kui sa elad Pelgurannas. Miks mitte, aga Miks mitte, jah. ja, või kuidas kirjutada näidendeid, kuidas kirjutada oma elu esimest õnne 13 osa. No aga see on raamat, mis meil nagu täiesti puudu on, selline nii-öelda bildungsromaan noorest tütarlapsest multidimensiooniliseks kirjanikuks. Hädasti vaja sellist raamatut. Minu meelest ka. 17. Pane kohe mingi 17 sinna peale. Suurelt ja laialt. Nii, aga nüüd ma kahtlustan, et meie see umbes 15 minutit on läbi. Kas meil on saalist küsimus Tandrale? Väga hea meelega võtame saalist vastu küsimusi. Saalis valitseb vaikus. Aga siis aplaus Andrale. Aitäh tulemast ja bravo, bravo. Nii, järgmiseks me kutsume siia Hene-Liis Nottoni. No kellel on see nüüd küll kindlasti esimene raamat? Tähed Agnesele. No väga hea. Nii. Tere. Tere, Hene-Liis. Tere, Kätlin. Sina oled... oled üsna uus meil siin. Kust sa tuled? Keila vallast, Sauelt. Aga kui erialaselt rääkida, siis pigem etenduskunstide valdkonnast ja tegemist on küll mu esimese raamatuga, aga ma olen enne seda kirjutanud ka täispika näidendi, et selles mõttes kirjutamisega olen ma ikkagi juba mõnda aega tegelenud ja Värskes Rõhus avaldanud, aga nii-öelda kirjandusvaldkonnas ma tunnen siiani, et kirjanike majas on natuke siuke naljakas tunne viibida, et tekib küll tunne, et igaüks mõtleb natuke, et kust sa siia sattusid, aga ma tegutsen igapäevaselt dramaturgina etenduskunstides
ehk siis tekstiga töötamine on ikkagi juba mitu aastat olnud väga suur osa minu igapäevatööst, isegi siis, kui see peamiselt see tekstiga töötamine võib-olla ei ole isegi millegi paberile või kuhugi dokumenti kirja panemine, vaid kellelegi suulise tagasiside andmine, vahepeal millegi kirjutamine, mis hiljem jõuab lavale, või siis vahel emailide kirjutamine ja taotluse tekstide kokkupanemine. Et selles mõttes mingit laadi kirjanik ma vist olen olnud juba mõnda aega. Jaa, kindlasti oled. Sa rääkisid ka, et sa oled õppinud välismaal. Natukene lühidalt sellest, sest me ei tea, kus sa õppisid. Ma õppisin Londonis ja tegin oma magistrikraadi sellisel erialal nagu kväärid etenduskunstid. Tegemist oli väga värskelt avatud erialaga ja mida see praktikas endast kujutas, tähendaski seda, et me tegelesime etenduskunstidega, meil oli väga palju tunde erinevate lavastajatega, erinevate kunstnikega, aga lisaks sellele me tegelesime ka üsna palju teooriaga ja lugesime seda, aga kuna tegemist oli ka magistriprogrammiga, siis me kõik saime leida natuke enda tee selles programmis ja oma magistritööd kirjutades ma jõudsingi teemani tapetud kullakesed või siis selle kirjutamisnõu juurde, et Kill Your Darlings, mis kuidagi hakkas mind väga paeluma just ka teooria kontekstis või rääkides sellest, et kuidas me lugusid jutustame ja milline on narratiiv ja millist kirjutamisnõu tihti antakse, alates sellest, et peab olema tegelaste vahel mingisugune konflikt ja selline kujuteldav kaar. Et siis nende õpingute käigus ma võib-olla õppisingi seda, et kuidas mõelda mingisuguseid alternatiivseid viise, et kuidas vaadata seda natuke teistmoodi või mõne teise nurga alt ja siis lõpuks see, mis algas tapetud kullakestega või ideest, et leida uus kontekst nendele väikestele juppidele või lausetele või mõtetele või lõikudele, mis kuidagi päris enda kohta ei leia, et leida neile see koht või luua kontekst, kuhu nad sobiksid. Ehk siis ka see raamat tegelikult on osaliselt algselt kirjutatud ingliskeelsena ja hoopis õpingute raames. Ahaa, aga see on üks väga põnev raamat, et siin on nagu, võiks öelda nagu, et peaaegu kõike. Kuidas sa sellise raamatuni jõudsid? Seda on keeruline, peaaegu kõike vist seal ei ole, aga päris palju erinevaid tükikesi küll. Selleni ma jõudsin niimoodi, et mulle tehti pakkumine Värskest Rõhust, et nad sooviksid avaldada raamatu ja ma arvan, et ma julgen öelda, et ma vähemalt lähiaastatel kindlasti ei oleks jõudnud ise täispika raamatu, ma ei tea isegi, mida täispikk täpsemalt tähendab, aga et ma ei oleks jõudnud ise nii-öelda proosateose kirjutamiseni, aga kuna neilt see pakkumine tuli, siis mulle tundus, et see oli täpselt piisavalt piirav ja motiveeriv, et millegagi algust teha ja kuna ma samal ajal lõpetasingi neid magistriõpinguid, siis ma hakkasin koguma erinevaid tekste, mis mulle huvi pakkusid ja kuna ma tol ajal ka reisisin hästi palju töö ja õpingute pärast, nii et mul ei olnud enda kodust raamaturiiulit, mis tähendab, et mul oli läpakas ja hästi palju erinevaid faile ja nendes failides mul oli väga palju allajoonitud kohti, mis olid mõtted, mis mind ühel või teisel moel kõnetasid ja see raamat hakkaski kokku tulema väga paljudes erinevates tükkides ja ühel hetkel ma sain ka aru, et kuna Eestis tõesti on nii palju imelisi kirjanikke ja ka vaadates seda juba nimekirja, kes on sellele auhinnale nomineeritud, et mul ei ole mõtet võtta eesmärgiks kirjutada nagu päris kirjanik, vaid kirjutada nii, nagu ma ise kirjutan või nagu ma ise loen ja selle kaudu ma saingi aru, et seal on mingisugune põlvkondlik eripära selles, kuidas ma informatsiooni vastu võtan ja ka enda ajus seda töötlen, et see on koosneb hästi paljudest erinevatest tükkidest ja fragmentidest ja lõpuks, kui sa paned väga palju erinevaid fragmente kokku, siis mingisugune seos nende vahel ka tekib. Ehk siis ma arvan, et see, miks tundub, et seal on väga palju peaaegu kõike,
ongi lihtsalt sellepärast, et kõik need fragmendid tundusid väga põnevad ja minu jaoks see kuidagi on peaaegu isegi et loogiline. Jaa, minu kogemus selle raamatuga on selline, et seda võib nagu lugema hakata ükskõik kus kohast, suvalisel ajahetkel, lähed edasi, lähed tagasi, lehitsed ja nagu alati see töötab. Et see on nagu väga põnev lähenemine, et selline, noh, ma arvan, et jaa, et 90-ndatel oleks seda nimetatud postmodernismiks rahulikult, aga praegu see on lihtsalt 21. sajandi kirjandus. Jaa, selles mõttes, et ma sündisin natuke hiljem, nii et ega ma seda täpselt ei teagi, aga eks need asjad vist kipuvad korduma jah, et ma olen ka kuulnud, et mu ema vahepeal vaatab mind ja ütleb, et sa arvad, et sa riietud väga lahedalt või no okei, 20 aastat tagasi ma kandsin täpselt samu asju. Et selles mõttes, noh, kus ma pääsen sellega. Jah, et ma arvan, et tegemist ei olnudki kordagi püüdlusega olla kuidagi originaalne või omamoodi, vaid lihtsalt hästi truu sellele, et kuidas ma siis ise kirjutan või mõtlen. Et mulle tundub, et hästi tihti, kui ma loen midagi muud, siis ma paindun väga palju selle autori stiiliga ja kindlasti seal on stiil, mille poole noored autorid ka püüdlevad, et samamoodi, kui ma alustasin tekstide avaldamist, siis ma ikkagi üritasin kuidagi olla nagu midagi või nagu kedagi jäljendada või kirjutada selles stiilis, nagu see päris kirjandus käib. Aga tuli niimoodi välja. Aga kes on su sellised suuremad mõjutajad siis, kelle moodi sa natukene tahad kirjutada või oled kirjutanud või? Ma ei taha siit nagu tsiteerida. Mulle kunagi paar aastat tagasi ütles keegi ühte värske rõhu teksti lugedes, et kuule, et sa kirjutad ju täitsa nagu mees. Ja siis ma mõtlesin selle peale ka, et kelle moodi ma siis üritan kirjutada või kust see kõik tulnud on. Aga kui me räägime sellest teosest, siis üheks suureks inspiratsiooniks on olnud Maggie Nelson, kelle raamatut ma seal ka mainin ja kuna tema teos The Argonauts on kirjutatud autoteooria stiilis, ehk siis ta toetub väga palju erinevatele teoreetilistele tekstidele ja toob neid ka välja ja filosofeerib teooriast lähtuvalt, aga ta teeb seda väga-väga isiklikult ja just sellises stiilis, et sa loed seda ja see on arusaadav, enamasti arusaadav, et seal on kindlasti mingisuguseid kohti, mida tuleb 2 korda üle lugeda või vähemalt mina pidin neid 2 korda üle lugema, aga mind väga paelus idee, et tihtipeale teooria, miks mul endale ka enne magistrantuuri astumist tundus, et teooria ei ole minule, on see, et see on vahepeal kirjutatud sellises keeles, et isegi kui need mõtted tegelikult ei ole midagi kosmilist või midagi tohutult arusaamatut, siis see keel teeb nad nii ligipääsmatuks, et inimesed, kellel võib-olla oleks selle lugemisest nii palju saada või kes võiksid sellega haakuda nii mitmetel erinevatel viisidel, lihtsalt ei pääse sellele ligi, sest et nad ei ole kultuurieliidis või sest et nad ei tööta ülikoolis ja ei ole võib-olla akadeemilise keelega nii tuttavad. Ehk siis ma arvan, et Maggie Nelson oli üks kuidagi, jah, üks suur inspiratsioon. Jaa, ma õppisin ka kunagi semiootikat ja filosoofiat ja siis kõigist neist teoreetilistest tekstidest ja igasugu targutamistest millega ma sealt nagu ära tulin, põhimõtteliselt oli see, et mina tahan kirjutada nii, et inimesed aru saavad, mida ma kirjutan. Et ma tulen nagu kolhoosist, seal inimesed saavad käia väga nagu keerulisi keskustelusi ilma, et nad peaksid kasutama sõnavara, millest ainult 3 inimest aru saavad. Nii et see on nagu ka mulle endale väga oluline. Siin raamatu peal on kirjas näiteks, et Tähed Agnesele koos Maria Isabella Lehtsaare ja Agnes Isabelle Veevoga. Jaa, ma tahtsin nendest ka kindlasti rääkida, aga Maria Isabella Lehtsaar on kunstnik, kes on teinud illustratsioonid raamatusse ja Agnes Isabelle Veevo on raamatu kujundaja, aga kuna algusest peale mulle tundus, et kui see pakkumine tuli, et anda raamat välja koos värske rõhuga, siis mulle tundus, et see on ju nii suur asi midagi trükkida või mulle tundus, et päriselt, et ma kirjutan midagi, keegi trükib selle ära ja see läheb raamatupoodidesse. Ja mulle tundus, et see raamatu füüsiline vorm on nii oluline, sest siis ma hakkasin mõtlema sellele,
olgu, et mis olukordades ma kujutan ette, et inimesed seda loevad, et kas ma tahan, et see oleks selline suur kõvade kaantega raamat, mida saab lugeda ainult kohvilaua taga, või kas ma tahan, et see oleks raamat, mis mahub seljakotti ja inimesed saavad seda lugeda rongis, lennukis, kus iganes, või kas ma tahan, et see oleks raamat, et kui ma selle laua peal lahti teen, et siis ta nagu jääb lahti, või siis oleks siuke raamat, et kui ma siit näpu vahelt ära võtan, siis ta, muidugi te ei näe midagi, on just, et siin on see ees, aga et ma väga palju mõtlesin omaette sellele, et okei, et milline see kuju siis peaks olema. Ja samamoodi selle raamatu rütmi peale, et näiteks kui mul on midagi, mis on kirjutatud väga suurelt, siis mis rütmiga ma seda loen, ja kui järgmisel leheküljel on midagi väga väikselt kirjas, siis kuidas mu pilk üle lehekülgede liigub, ja ma olin üksinda sellega tükk aega ja mõtlesin, et ma ei ole graafiline disainer või et ma ei ole professionaal selles valdkonnas, aga ühel hetkel ma hakkasin ka väga palju ise just joonistuste kaudu ja meemide kaudu, mul on ka salajane meemikonto Instagramis, nii et ma olen väga suur teksti ja visuaali fänn, aga ühel hetkel ma siis võtsin ühendust Agnes Isabellaga ja Maria Isabellaga, kellega koos me hakkasime arutama, et millise fondiga tekste me kuidagi loeme või millist infot me tegelikult alateadlikult sellest kaasa võtame või kuidas me seda teksti tajume. Ja Maria Isabellalt tuli selline päevikulik stiil ja selline kollaažilikkus, ja Maria Isabellaga me arutasime ka palju seda, et milline on tõsiseltvõetav raamat. Et tihtipeale ta on selline nagu suur ja tugev ja seal on valge paber musta värvi tekstiga ja ta tundub, et see tekst ongi põhiline, aga kuidagi jõudsime ka selleni, et raamat ei ole ju lihtsalt tekst, vaid raamat on ju see füüsiline objekt. Ja tundus, et äkki me siis teeme raamatu, mis ei näe üldse välja tõsiseltvõetav või mis ei tundu nagu see võiks olla kuidagi teooriaga seotud, vaid tundubki nagu natuke selline laste vihik. Ja kui sa ühel hetkel lugema hakkad, siis võib-olla seal on ka midagi muud. Ja Agnes Isabella siis kujundas kõik ilusasti ära ja lisaks lõi ühe fondi, ma ei teagi, mis on fondi ilus eestikeelsem sõna, kirjatüüp, täpselt, aitäh. Ja Agnes Isabella lõi ka kirjatüübi, mis põhineb minu enda käekirjal, et kuna see käekirja teema käib sealt ka teemana läbi. Ja kuna nad olid nii suur osa sellest raamatu loomise protsessist ja osa tekstist sündis ka tänu neile, kuidagi mõtteid omavahel põrgatades, siis tundus ainult aus neid mingil määral nagu kaasautoritena mainida. Ja et kas nende kollaažide juures on ka vahepeal siin sinu käsi mängus? Siin vaatan on väga põnevad ja mitmekihilised. Jaa, minu kätt seal mängus ei ole, et ma ütlesin neile mõlemale, et te võite teha täpselt seda, mida te tahate ja ise kunstnikena huvitavaks peate, ja siis hiljem nad muidugi ütlesid, et see on kõige keerulisem ülesanne, mida kellelegi anda. Et mina arvasin, et ma olen nagu hästi hea ja hästi paindlik ja ütlen, et te võite ükskõik mida teha, ja siis nad mõlemad hiljem ütlesid, et neil tegelikult oli väga-väga raske aru saada, et mida nad siis tahavad täpsemalt teha, kui ühtegi raami ei ole. Aga jaa, et kollaažid tegi ikkagi Maria Isabella ise. Seal on võib-olla ainult siin tagakaane vahel on üks foto minust lapsena kusagil või esikaane vahel. Ja taga on siin selline printsessi kroonikesega. Jah, aga muidu jah, minu kätt ei ole seal mängus. Uinuv autor. Uinuv, jah. Tundub, et nagu silmad on kinni. Ja. Nagu magaks, jah. Jaa, mulle see väga meeldib see, et ma olen nagu 90ndate noor ja siis tulid need surfipoisid, kes ka natukene niimoodi sellist lõid segamini selle tavapärase kujundusgraafika ja korraliku, et ajakirjas käib kõik veerud nii ja veerud naa, ja siis tulid mingid poisid ja lihtsalt lõi kõik sassi ja see avaldas oma mõju väga kiiresti ka siin Eestis sellistes praeguseks juba ilmumise lõpetanud ajakirjades. Aga kas sa näiteks loeksid meile mingi katkendi sellest raamatust? Nagu ükskõik kust ise valid, väga raske. See on tõesti raske. Teed lihtsalt kuskilt lahti ja siis nagu... Jah, nagu selline üks lõik. Loe natukene mitu lõiku. Mul tuli selline koht lahti näiteks, kus on Maggie Nelson ka olemas.
ma võib-olla alustan siis siit hoopis 10. leheküljelt. Mulle tundub, et see võib-olla on kuidagi hoomatav. Raamat ei ole kehast eraldi hõljuv vaimutoit, vaid navigatsiooniseadmete teekond kahe keha vahel. Soovime, et raamat oleks ilusasti tarbitav tükk tarkust, teravaid ideid ning hingematvat poeesiat. Multivitamiin, mille saab kiirelt alla neelata, et siis üleöö targaks, harituks, valgustatuks saada. Sissejuhatuseks olgu siis öeldud, et oleme kusagil, jõuame kuhugi ka välja, aga algus ning lõpp-punkt ei pruugi asuda isegi mitte samal teljel. Hädaldame liiga kergekäeliselt, et ei saa aru, mõistmata, et meil on vägagi omanäoline viis arusaamisest aru saada. Ütleme, et ei saa aru, jutul lõpp. Laiatame ukse kinni, ütleme, et meile aitab või et see ei ole meie jaoks. Kasutame isegi oma kodulinnas Google Mapsi ning tead mis, ma ei ole päris kindel, kas see on tegelikult normaalne. Me ei alga ega lõppe kaantega. Väita, et viimases mustandis on midagi lõplikku, on läbinisti petlik, sest viimane sõna ei ole mitte kunagi autoril. Meie üksteise ning teiste lugemise viisid paljunevad nagu põlluhiired odraväljal. Loen sind ekraanilt, loen su žeste ja pooleldi kipras kulmu, loeme õhtuste kultuuriuudiste subtiitreid ning sina loed hommikuti duši all läbi kõigi šampoonipudelite etiketid, kuniks viimnegi tilk kuuma vett on boilerist välja nirisenud. Aga ma ei pane seda pahaks. Aitäh, Ene-Liis! See tõesti soovitan kõigil seda raamatut lugeda, sellest raamatust anti välja teine tiraaž, seda ei ole igal pool saadaval, aga raamatukogus ikka on ja raamatukogus ta on ka järjekordade riiulil, nii et seda raamatut loetakse palju ja ma nagu väga loodan, Ene-Liis, et nagu sa ikka sealt nagu teatri poole pealt kirjanduse poole peal üle jooksed niimoodi, et meil ikka see suhe jätkub, et Eesti kirjandusel on sind ka väga vaja, mitte ainult Eesti teatril, aga ka Eesti kirjandusel on sind väga vaja. Jaa, ma arvan, et ma täiesti rahulikult seisangi seal erinevate valdkondade vahel, et ma nüüd ka selle auhinna nominatsiooniga, mis ma tahtsin ka öelda komplimendina teile, oli midagi, mida ma paar päeva tagasi ühes intervjuus ka mainisin, et kui te nominendid välja kuulutasite, siis pärast seda me jäime sinna natuke seisma ja jutustama ja ma olen alati tundnud, et mul kuidagi kirjandusvaldkonnas või kirjandusüritustel tekib natuke selline imelik kramp, et ma kuidagi päris ei kuulu või et kõik tahavad hästi aktiivselt diskuteerida teemadel, mis tunduvad natuke hirmsad, aga et see atmosfäär, mis seal tekkis, oli nii meeldiv ja inimesed, või mul oli päris mitu vestlust, millele ma pärast mõtlesin mitu päeva ja tundsin, et see kõik oli nii siiras ja soe ja tore, aga et see tegelikult ei pea olema nagu intellektuaalsete mõõkadega vehkimine, vaid tegelikult on täiesti tore üksteisega vestelda. Et mulle tundub, et see nominatsioon on motiveerinud mind mõtlema sellele, et tegelikult on päris tore ka kirjutada ja pärast nendest asjadest rääkida. Ühesõnaga, tulen üle või olen seal kusagil metafooride vahel. Aitäh igatahes, nagu ma loodan, Andra, eks ole, tere tulemast nagu suvisele seminarile, kus me räägime kõikidest väga huvitavatest asjadest, nii et millest ainult ise tahame. Nii et aitäh sulle täna ka siia tulemast ja aplaus Ene-Liisile, palun. Vabandust, ma nüüd ei küsinud, kas küsimusi oli, et kindlasti küsige pärast ametliku osa lõppu kõike, mida hing ette ütleb. Nüüd kolmandaks esinejaks kutsun siia Aliis Aalmanni. Palun, Aliis. Aplaus. Tere, Aliis. Me eile alles kohtusime. Jaa, ja täna jälle. Ja ma nagu mõtlesin pärast eilset, et mida ma täna tahaksin su käest kõigepealt küsida. Midagi. Ja siis ma tegelikult tahtsingi küsida, et kes sa oled, Aliis? Et me oleme rääkinud nagu sellest õpetajatööst ja siis kirjanik ja kes on see Aliis seal taga? Mind tegelikult häirib, kui viidatakse mulle kui õpetajale, sest et ma ju olen
nagu enda unistusena või soovina ikkagi seadnud selle kirjanikuks olemise esikohale ja siis tuleb see kirjanik ja õpetaja ja siis see on kuidagi mu jaoks vastuoluline, samas ma ise ka mainin seda, et ma ju olen õpetaja, nii et ma tegelikult töötan enda soovidele vastu kuidagi. Aga varsti ma saan olla ainult kirjanik, sest et ma tulen õpetaja töölt ära. On ka oldud juba piisavalt 5 aasta on praegu ja ootan seda, et ei peaks 1. septembril kooli minema. Kas praegu ka lapsed toovad veel nagu lilli 1. septembril õpetajale? Mitte mulle. Mitte sulle? Jaa, ikka, klassijuhatajal ikka. Ja. Meil ikka kästi nagu peaaegu nagu võtsid nagu nii viikatiga maha, mis aias veel kasvas ja siis läks nagu kõikidele õpetajatele ikka ühele nagu 2 õiekest. No lõpupäeval on lootust, aga siin vahepeal peab ise kerjama natukene. Palun too mulle lilli, siis ma olen viisakas ja tore ja panen häid hindeid. Aga see ei mõju iga kord. Ja sa aga kes sa oled seal õpetaja taga? Nagu kes on see Aliise? Kui ta ei ole õpetaja ja kui ta ei ole kirjanik, mida Aliis siis teeb? Segaduses tähetolmust koosnev ollus. On ju, et inimeseks olemine on üks suur segaduses olemine, nii et üritan seda lahti harutada ja tihtipeale see toimubki lagevahtides ja siis kirjutades. Aga see on hea, et on selline, ütleme niimoodi ohutu meetod, et lage vaadata ja kirjutada on ei ole väga ebatervislik. Aga ta tervislik ka ei ole, et kui nagu mõõdukalt teha, siis on kõik hästi, kui päeva jooksul õue ei jõua, lihtsalt vahidki seda lage, et siis nagu ei ole väga mõistlik. Pluss mõte läheb sellistesse kohtadesse, kus võib-olla ei peaks üldse käima, et elu võiks lill olla ja päike võiks kogu aeg paista võib-olla, ma ei tea. Mulle meeldib vihm isiklikult. Aga kogu aeg siis läheks väga märjaks. No aga põhimõtteliselt Iirimaal on nii. Jaa, aga see on ka väga märg. Aga see meeldib mulle. Inimesed on erinevad. Tahan ikka päikest kogu aeg. Andke päikest, aga siis on ka väga paha, sest siis tuleb kõrb, eks ole. Palav on vastik on. Ja. Aga see ülikooli ajal sa elasid Tartus? Jaa, aga siis gümnaasium ka. Ja gümnaasium ka, okei. Ja siis enne seda ja pärast seda oled sa nagu Võõrukas? Jah. Ja kuidas sa tunned, kuidas see Võõru on sinu jaoks? Mis see on sinu jaoks? Rahu. Kuigi Võru võib ka väga närvi ajada ja inimesed on igal pool omamoodi, et on toredaid ja on neid, kes käituvad veidralt. Et kui ma Võrus kuulen näiteks, et teisel pool tänavat keegi kõnnib ja kuulab telefonist kõva häälega mingeid videoid või mängib midagi, siis see jääb ikka närvi küll. Aga Tallinnas on seda kordades rohkem, et siis inimene ei ole kunagi rahul, aga ma olen väga rahul siis, kui Võru linna peal ei ole mitte ühtegi inimest näha. See on tore. Et see on ikkagi, see on rahutunne. Ja valgusreostust on ka vähem, seega tähistaevas on ka näha, nii et see on ka. Ja seal on järve. Ja seal saab uimas käia. Teised võivad käia, mina ei taha seal käia, see on liiga must mu jaoks. Jaa, see meenutab mulle ka, kui ma Tallinnas elasin, siis minu lemmikaeg oli näiteks nagu see Jaani laupäev ja siis 2 päeva pärast seda. Ükskõik, kus käid Tallinnas, keset tänavatud käia, siis mitte kedagi ei ole nagu, et kõik on tühi, mitte ühtegi autot, mõned oimetud inimesed siin ja seal, aga et põhimõtteliselt oli lihtsalt nad ei vaata videoid vähemalt. Ja nad ei vaata videoid, ei, nad ei vaata videoid, tahab midagi muud vaadata. Jaa. Et Kes aias on sinu esimene proosaraamat. Kuidas oli su see üleminek või kuidas see toimus, et nagu luulest, sest oli nagu mitu tugevat luuleraamatut ja siis sealt see samm astuda, et kirjutada see esimene novell. See tuli, ma ei mõelnud selle peale niimoodi, et ma nüüd ühest vormist lähen teise või see kuidagi tuli loomulikult, et luuletus jäi liiga nagu lühikeseks, kuigi saab ka ju pikki luuletsükleid kirjutada või võib ka, ma ei tea, eepose kirja panna luulevormis, aga
vist mõjutas see, et ma avastasin enda jaoks nagu lugejana novellid ja siis mõistsin, et niimoodi saab ka. Ja kui mu maailm avanes, nii klišee on ju, kui mu maailm avanes, siis ma sain aru, et ka mina võin proovida novelle kirjutada. Aga tegelikult see on nii, et ütleme nii, et isegi nagu vanemas eas aeg-ajalt maailm avaneb ja siis, kui sa oled noorem, siis maailm õnneks avaneb nagu väga, väga sageli ja erinevaid asju lugedes või kogedes. Et kelle novellid sulle nagu meeldivad? Ma ei mäleta täpselt, keda ma esimesena lugesin, aga gümnaasiumist mul jäi kummitama see The Lottery, Shirley Jacksoni lugu, mis ma isegi ei tea, miks õpetaja andis selle meile lugeda või mis see eesmärk oli, et kas me õppisime novelli kui žanrit, et nagu lühijutt või see oli lihtsalt tema mingi enda huvi, aga see lõpp või üldse see loo ülesehitus jäi mind nii kummitama ja ma aeg-ajalt jälle mõtlesin selle peale, et ma ei tea, kuidas eesti keeles oleks, kas loto või loterii, et kumb oleks õigem tõlge. Aga see jäi kuidagi pähe ja mul ei olnud meeles, kes selle kirja pani, aga lihtsalt see novelli idee jäi, ei lasknud lahti ennast. Ja siis ma aeg-ajalt vaatan ikkagi, et mis Soodukaga on pakkuda raamatupoodides ja sealt ma sain ka mingisuguse novellikogumiku, mis mulle ka väga meeldis. Ma arvan, et see oli Carmen Maria Machado ja tema lugu, mis on kohe esimene seal, ma pealkirja ei mäleta, aga see, kus pael on naisel ümber kaela. Roheline pael ongi. Okay. Green Ribbon ongi. Midagi, see on vinge lugu. Ja. See on internetis täies mahus saadavas, kas Granta leheküljel või kuskil otsige see üles, see on ja need kaks novelli mõjusid nii hullult, et ma tahtsin nagu veel lugeda ja teised novellid ka kogumikus Carmen Marial on väga super ja siis ma lihtsalt hakkasin otsima kirjanikke, kes kirjutavad ka novelle ja ma ikkagi sattusin pigem nagu Lõuna-Ameerika, Ladina-Ameerika autorite peale ja pigem just naisautorid esialgu ja siis ma leidsin õuduskirjanduse enda jaoks, et jõudsingi Mariana Enriquezi juurest Erik La Rocca juurde ja siis veel Sayaka Murata ka, kes ei ole ainu Ladina-Ameerikas, on hoopis nagu teine ooper, ma nüüd jään vastuse võlgu kusagilt Aasiast, kas ta on Jaapani. Ja need olid nii teistsugused ja raputavad kuidagi nii mitte Eesti ja see oli ka põnev ja siis ma sain aru, et aga see, mis muudab need lood põnevaks, ongi see, et need autorid kirjutavad tegelikult sellest, mida nad teavad, ehk siis keskkond on see, mis on neile tuttav ja minul on samamoodi ju, et Võru linnast on kirjutatud, aga mitte nii, nagu mina suudaksin seda teha võib-olla, et siis et kunagi ma teen Võrust ka õuduslinna. Seda raamatut ma tahan lugeda. Kas sa Samantha Schweblinit juba lugesid? Ei. Ma iga kord soovitan. Sa pead kirjutama mulle üles, sest et mu mälu on olgu, proovime meeles pidada. Ma rohkem ei räägi midagi, soovitan kõigil lugeda. Võru linn ja õudusromaan selles raamatus Võrus ütleme niimoodi, et õudukaid väga ei toimu, juhtuvad lihtsalt inimestega erinevad asjad. Ja kas sa tahad meile lugeda siit raamatust? Raamat on kaasas. Kas võib ka ei vastata? Võib. Ja ma võin lugeda ikka. Ma üritan siis saada hakkama mikrofoni ja raamatuga korraga. Ja ma mõtlesin, et ma loen midagi natukene Poistega ei mängi loost. Ainult, et ma pean leidma nüüd selle õige koha üles. Ma vahepeal ütlen, et aasta alguses või eelmise aasta lõpus ilmus inglise keeles Eesti 6 nais Douglasisti antoloogia ja on hästi hea meel, et seal on 2 Aliisi novelli ja 2 minu novelli ja siis veel Piret Raud, Aino Pervik, Muudlum ja kas oli Lilliluuki lugesin ka inglise keeles ja väga põnev on lugeda meie enda
autoreid võõras keeles kohe vaatad, et ohoo, kuidagi kohe nagu veel parem on, sest nagu see on ju nagu Eriline tunne oli küll. eriline tunne on ju, ma lugesin kõik läbi inglise keeles, isegi iseenda omad küll punatasin vahepeal, et Kätli, mida sa räägid? Aga ikkagi Ma nii tubli ei ole olnud, ma enda omasid seal sirvisin, aga muu veel lootab lugemist. No mul on ka siuke professionaalne Õige. kretinism, et no nii, kuidas nad seda tõlkinud on. Nii et jah. Samamoodi, ma oleks ise teistmoodi tõlkinud kohati. jah. Aga miks sa seda avet taga ajad, kui ma olen siin samas? Mart pilgutas hämmeldunult silmi. Ma ei tea. Mina olen ju ka tüdruk. Mart noogutas. Ave tundub julge ja mina ei ole. Ma pole varem nii mõelnud. Hakka siis, ütlesin mina ja läksin tagasi teele. Ma ei hakanud Marti järele ootama. Ta jooksis ise konksu otsa ega lahkunud. Ma ei suutnud leida selgitust sellele, miks olin libastunud. Ema oleks öelnud, ega su isa ka kõige ilusam polnud, aga ta ajas mu naerma. Võib-olla oli ema siiani ekslikult armunud. Ta polnud lasknud lahti oma naiivsusest ja ma kartsin, mis juhtub siis, kui ta lõpuks aru saab. Ma ei tahtnud, et vanemad lahku läheksid. Mardil olid läinud ja siis oli ta vanaisa selja tagant varastanud pooliku õllepudeli ja rüübanud seda lehkavat pruuni vedelikku vana viinapoe taga, kuhu tavaliselt kogunesid ainult nostalgiaküüsis joodikud. Korraks vilksatas silme eest läbi pilt Mardist, kes sulandub nende purjakil onklite kampa. Ehk oli see ilmutus. Seal samas tundsin, et Mardist tuleb mul ikkagi eemale hoida. Hetkeks olin köitnud ta tähelepanu ja sellest piisas. Mulle piisas teadmisest, et kuigi Ave võib olla kõiges minust parem, siis isegi minusugune hall hiireke võib köita Mardi selle kõige tahetuma poisi tähelepanu. Tegelikult ma ju teda ei tahtnud. Ei tahtnud käest kinni hoida ega kallistada ega isegi mitte õhtu hämaruses järve ääres kõndida, sest sügaval sisimas tundsin võõristust. Mõistusest veel targem on kõhutunne. Ja kuigi tavaliselt mõeldi, et armastus käib kõhu kaudu toidu poolest, siis mina uskusin, et tegemist on selle sama kõhutundega, mis ütleb kohe ära, kas inimene sobib või mitte. Mardiga koos olles tekkisid liblikad kõhtu. Sellised, millest tahaks kohe maid lahti saada. Sellised, mis trummeldasid oma peeneid jalgu vastu sisemisi ja elastseid seinu ja mul hakkas halb. Peaaegu nii halb, et ükskord kummardusingi teeveere kohale ja öökisin. Miks sul paha on, uuris Mart. Eemal ajas mingi võõras poiss Avet taga. Nad pritsisid teineteist veega ja Ave kilkas. Tundsin kadedust, et Ave sisikond ei kukerpallitanud. Seal ma olin, toetasin käe vastu rohtu kasvanud riietuskabiini krobelist seina ja põrnitsesin Avet, kelle kleidisaba laperdas, kui ta läbi vee jooksis. Sülitasin maha, aga mõru maitse ei kadunud keelelt. Ära küsi nii lolle küsimusi, vastasin Mardile. Ma tahtsin, et ta solvuks, tahtsin, et ta mu rahule jätaks, kuigi Mart polnud selles süüdi, et mu kõhutunne teda ei sallinud ja et silme eest jooksid läbi pildid, mille omistasin Mardi tulevikule. Kui ma teaks, siis ma ju lahendaks olukorra. Mart tõstis käed allaandlikult üles. Ma lihtsalt muretsen, mis hea pärast, hakkasid järsku hoolima või? Miks sa nii mõrd oled, nähvas ta ja pööras selja, kuid ei kõndinud eemale. Aitäh, Aliis! Ja kui keegi veel ei ole lugenud Aliisi novellikogu, siis väga soovitan. Aliis on nagu tõeline novelli ülesehitusmeister, et see on, ma olen hästi palju raamatuid tõlkinud ja siis üks asi, mida sa tõlkides õpid, on nagu lugude või raamatu ülesehitus, sest sa lihtsalt käid ju sõna-sõnalt, lause-lauselt kõik läbi ja sa näed, kuidas need asjad töötavad ja Aliis on tõeline meister sellel alal ja siis nagu mõned lood lõpevad nagu ka sellise nagu niimoodi, et sa jääd lihtsalt nagu õhku ahmima, oled nagu nii ja edasi. Mitte, et tahaks tingimata järge, aga et sa jääd selle loo külge kinni ja tuled tagasi ja mõtled selle peale veel sageli. Ja ütleme nii, et Võrru tahaks kohe rohkem minna. Et kohe nagu, mõtlesin, nii, me peaksime tegema Võrust mingi sellise
Aliisiga selline nii-öelda guided tour, et Võru mini-ekskursioon Aliisiga, et kus on nagu tähtsamad kohad, et see on alati nii põnev, kui näha näiteks Tallinnat läbi Jaani silmade või varsti läbi Andra silmade. Andra tahaks seda ekskursiooni ka siis nagu sellist korralikku, et iga nurga peal tuleb tähtis puu ja tähtis lugu, et see on väga põnev ja annab hoopis uue mõõtme kohtadele, et ma Võrust väga palju ei tea, aga nüüd ma olen seal juba käinud ja kavatsen tagasi tulla. Nii et aitäh, Aliis! Aplaus ja me peame nii. Kes meil järgmiseks oli? Kutsume Brigitta. Vabandust, ma tunnen ennast juba nagu jõuluvana, et kes meil on järgmine nagu hea laps? Aitäh, Brigitta! Nii, su raamatu siit. Eeva aitas meid hädast välja. Eeval olid nagu tähtsamad raamatud kotis, et vaata, et sa need koos autogrammidega pärast tagasi saad, on ju. No seda ma arvasin. Jaa. Ma praegu muidugi piinlikkusest tahan siia tooli alla minna, et ma niimoodi segamini ajasin, sest ma olen ju, ütleme nii, et kõiki sinu raamatuid lugenud. Aga vahepeal oli selline väike vaheaeg, kus sa tegid doktoritööd ja tegelesid teiste asjadega. No jah, niivõrd kuivõrd. Niivõrd kuivõrd, jah. Et, kuidas, ma ei küsi su käest, kes sa oled, kuidas sa hakkasid neid lugusid kirja panema? Ma ei oska öelda, sest et ma tegelikult see on nii raske küsimus. Ma lihtsalt hakkasin kirjutama, sest et ma olen obsessiivselt kirjutanud 11. eluaastast saati, aga mitte eesmärgiga olla kirjanik, vaid kuna ma olen päevikupidaja, mis tähendab seda, et see on niisugune hea rahustav tegevus, et mõni teeb suitsu, mõni joob veini ja ma lihtsalt automaatselt kirjutan. Praegu ka siin, kerge ärevus sees, inimesed siin hakkavad kuulama kohe, kuidas ma hakkama saan, käsi käib. Aga tegelikult kuule, mis teised räägivad. Ja sellega oli sama asi, et sõitsime trammis kusagil ja siis tuli see, kuidas ma ära eksisin lugu, mis on siin avalugu. Et lihtsalt hakkan kirjutama, siis vaatan, et okei, vist nagu on mingi iva siin ja võib-olla ei ole ka, siis jääb kõrvale. Ja siis on tavaliselt augustikuu, kus ülikool on puhanud tükk aega ja siis mul ei ole und ja siis mul jookseb mingisugused juhtumid peas ringi ja siis mingi abikaasana hästi mingi pahane, sest mina teesklen, et ma magan, siis ta mõtleb, ära rähkle, siis mõtleb, ma käin korra vetsus, siis lähen salaja hakkan kirjutama ja mõtlen, et ta üldse ei kuule kõrvaltoas, et umbes niimoodi need lood tulevad. Siis meil nagu väga veab, et on need augustid. Ma võin kihla vedada, et hästi tihti su käest küsitakse, et oi, kas need on kõik päris elust? Küsitakse tihti. Siin on palju päris elu, ma ei hakka isegi valetama, on ka mingisuguseid asju, mis ma olen nagu pannud kokku, on ütleme, siin oli see teaduse jutt, et jah, et ma selles mõttes ma muusikateadlane ja mingis mõttes ma kasutan kõiki neid temaatilise analüüsi meetodeid, et kui ma kirjeldan seal neid armeenlaste putkasid, siis oleme ausad, ega ma täpselt ei mäleta, et oli 7 putkat, mis õhku lasti. Et ma korjan kokku oma mälukillud, ma teen süvaintervjuud, näiteks oma vanematega tegin, et täpselt panna kokku mingid asjad, milles ma lapsena aru ei saanud. Võtsin välja Eesti meedias kõik, mis kirjutati Armeenia kriminaalidest. Käisin, ma ei tea, valideerisin oma uurimistulemusi vanematega. Ja niimoodi ta moodustub looks, et ta on nagu erinevatest kildudest kokku pandud. Aga ma mingid nüansse nagu hägustan ka inimeste turvalisuse mõttes ja kooskõlastan, kui ma neid kasutan. Et päriselt kohe küsid, et kas ma võin sellest kirjutada või et kas ma nagu, ütleme, hämansin natukene. Sellega on niimoodi, et kui ma teen teadust, siis me peame ju, millal iganes me teeme inimuuringuid, ma pean teaduseetika komiteele tegema taotluse, mis andmeid ma kogun, kuidas ma neid kogun, kuidas ma neid analüüsin, kus ma neid andmeid säilitan, millal kustutan. Ja ma saan aru, et kirjandusel ei saa justkui seda päriselt üle kanda, aga ma ei saa sellest vabaks,
et mulle tundub, et kui ma ei käi ja ei kontrolli, et siis ma ei saa öösel magada, et ma olen siuke natuke ärev inimene. ja ma ka tegelikult ikka küsin neist, ütleme, et inimesi, kelle elust midagi nagu tahad kasutada või nii, siis ikka nagu küsid igaks juhuks, et ei taha ju mingit jama pärast. Ma natuke ajan ennast ikka hulluks ka sellega ja siis ma tegelikult natukene tunnengi puudust, et mul tegelikult väga ei ole kirjanike tutvusringkonnas, et tahaks nagu teada, kuidas teistel on, kas teisega ärkavad öösel ja mõtled raisk, et ma kirjutasin, et see poiss läks Hollywoodi aastal 96, piip ees ja flanellsärk seljas ja peaaegu sai peksa, et Flanellsärgiga ei lastud sisse. no, tema lasti. See oli nagu hull kontroll oli seal Hollywoodi ukse peal, et minul on seda raamatut hästi põnev lugeda, et nagu sinuga me töötasime koos juba selle sajandi alguses, on ju, Päevalehes ja ma tegelikult üldse ei saa aru, kui inimeste, ütleme siis, east, vanusest, noorusest, et kui ma hakkasin nagu, lugesin neid lugusid, ütlesin, oota, aga ma olin ka seal, aga ma olin nagu, eks ole, ma olin juba nagu põhimõtteliselt täiskasvanu ja siis olen, oota, mu tütar tegi ka midagi sellist, aga mu tütar on sinust jälle noorem aga mitte ka hullu palju noorem, et nagu niimoodi, natukese noorem on ju, et see on nii mõnus selline niisugune vahekiht tegelikult, ütleme nii, et mis sellest pöörastest 90-ndatest siin Tallinnas, kui ma siia ka tulin, nagu kuidagi, ma ütleks, et kuidagi puud on, et jah, et meil oli seal see gender, on ju, aga see on ka nagu mingi nii ühte teemasse ja ühte kohta minev kirjandus, aga sina nagu hoopiski laiendad seda meie Eesti kirjanduslikku geograafiat. No ma arvan, et minu enda jaoks on võib-olla hästi oluline see tüdruku pilk, mis ei ole ainult siin raamatus, vaid tegelikult ka minu varasemates raamatutes, mis ka 90-ndatega tegelevad ja mulle tundub, et miks ma tahan kirjutada, vahel ma mõtlen, et äkki ma olen lihtsalt arengus seisma jäänud, et kõigist kraadidest hoolimata ma olen jäänud oma peas 14-aastaseks, aga samas nagu see fancy mõte on see, et mulle tundub, et nagu tiinekatest tüdrukutel ei ole väga häält. Ja mulle meeldib nagu neist kirjutada, mulle meeldib kirjutada niimoodi, et nad võivadki igast jama teha, võivadki, ma ei tea, juua ennast purju ja minna kontserdile ja häälega sõita ja kohe ei järgne mingisugust karistust selle eest. Et võib-olla ma tahan nagu võib-olla natukene rehabiliteerida neid 14-aastaseid tüdrukud ja lubada neil mitte käituda nagu tublid tüdrukud alati. Jube hea, ma nagu tundsin nagu tõeliselt nagu see inimesena, kes nagu kogu aeg oli nagu kohutavalt tubli tüdruk, ma tundsin nagu sellist vabadust, ma olin nagu vau, tüdrukud saavad seda ka teha, selles mõttes, praegu ma tean, eks ole, aga et sel ajal, kui mina nagu 14 olin või 13, et ära muretse, minu see mingisugune asi on nagu palju varasemasse pidama jäänud, et mul on niisugune nagu 10-12 on nagu see minu vanus, see lapskätling, kes nagu kogu aeg kusagil elab, et see on nagu veel noorem, see on nagu eeltiinekas. Aga mul on nagu teooria ka see, et mul on vanem õde Kristiina, tema sündinud 74. aastal ja teda ikkagi vanemad hoidsid raudse rusika all. Mina olin siis nagu sündinud 9 aastat hiljem, vahel oli veel üks õde, pärast mind tuli veel üks vend ja minust neil lihtsalt ei jätkunud jõudu. Jõud ei käi must üle. Ja siis ma olin ka, ma ütlen, selles mõttes, et ega ma ei olnud väga süke, mul oli kõik mingid tuttavad mingi 10 aastat vanemad, nüüd ma mõtlen mingid erilised mingi kahtlased inimesed, mingi 13 aastasega hängisid ringi, mingi 20 aastat, aga eks ma valetsin ka, ma 17, üks sõbranna ütles, et Brigitta iga kuuga nooremaks, alguses 17, siis oli 16, siis oli 15, korraga selgus, et on 13. Aga see oli, olgem ausad, ka hästi kohutav aeg, sest see, et mingid vanemad mehed, nii kohalikud kui välismaalased Soomest tuli neid hordidena siia, kes nagu meie lapsi ära rääkisid. Isegi koos sõpradega põgenesime mingisuguste inimeste eest, et see oli tegelikult üks asi, millest täiskasvanud tõenäoliselt väga palju ei teadnud, aga mida esines, ma ütlen, väga palju. No minu esimene romaan on sellest, kuidas on 14-aastane tüdruk, keda 24-aastane ära räägib ja mul läks enda, see on muidugi mu oma elul ja mul läks ikka aastaid, kuni ma sain aru, et see, kui sa ütled 30 korda ei, et siis see ikkagi on ka nagu survestamine, aga kusjuures see on huvitav, sest et mul on need vanad päevikud, mida ma aeg-ajalt niimoodi temaatiliselt vaatan, et on mingit olustikku saada. Ja see on ikkagi nagu šokeeriv, kui palju oli avalikus ruumis ahistamist, kui palju oligi seda, et sa oled mingi 12, oled trammis ja siis ta mingi purjus tuud ja kukub sulle otsa ja mingi peab suudelda umbes. Ja või siis ka ma mäletan mingi välismaalased, kes käisid vanalinnas ja mingi püüdsid kogu aeg suga jutule saada, see nagu mingi
20 aastat vanemad et seda oli tõesti massiliselt, aga ma ei tea, võib-olla tänapäeval on need asjad internetis, noh ei tea, õnneks mind keegi enam ei ahista, ma olen väga tänulik nähtamatuks muutumise eest. Noh, nähtamatu ei ole see kaugeltki mitte, jah. Minu maksimum oli nagu väga palju pakkumisi sain soomlaste käest, 1000 marka oli nagu Lasnamäe bussis, nagu tule ainult maga praegu kuskile, noh. Sorry vaan 1000 marka oleks on nagu aasta sissetulek umbes või midagi veel hullem rohkem. Aga siin ma pean nagu, ma lähen täitsa teemast kõrvale 90-ndast rääkides, et nagu mind ikkagi nagu naiivsus kaitsest. Ma mäletan, kui ma olin mingi 12 või 11 ja nägin elus esimest korda liputajat oma koduhoovis, siis ma ikka ei saanud aru, mis asi see on. Mõtlesin, et vaene mees on keset hoovi pissile läinud. Ja mõtlesin, et vaesekene küll tal peab piinlik olema, et mina just oma koeraga jalutan, läksin kuidagi niimoodi mööda tast ja süda valutas mehe pärast ja veel mõtlesin, hea loll, mis ta irvitab. Mingi 5 aastat hiljem sain aru. Jah, mul oli ka sama manus, ma mõtlesin, et ja mul ema oli treeninud, meil seal läks puhuks, et ma üksipäini käisin ja kuskil linnas muusikakoolis, et vot kui tuleb liputaja, ma isegi ei teadnud, millega liputada saab. Olgem ausad, mul oli väike vend, aga nagu väike vend on ju väike vend. Et see on ju hoopis teistmoodi. Kas sa loeksid meile sellest raamatust midagi, kuidas sulle tundub? Ma võin lugeda lõpulõigu, kuigi ta niimoodi eraldiseisvalt vist nagu ei oma, iva tal ei ole, aga ma räägin taustaks, et minu isa on Baku armeenlane ja aserbaidžaanlased ja armeenlased mingi hetk nagu hakkasid sõdima omavahel ja see on siuke suur lahtine trauma ja minul oli jällegi see, et mul on väga raske vihata kedagi lihtsalt rahvuse pärast, nagu türklasi kasvatatakse, ma ei tea, et armeenlased on pahad ja armeenlasi, türklasi ja aserbaidžaanlasi vihkama, ma ei suuda, ma läksin seepärast Türki õppima, et näha, kes on need inimesed, keda me vihkama peame. Aga jutu mõte on see, et nagu üks minu tädi jäi tegelikult elama Aserbaidžaani. Niimoodi, kuna tema ema oli armeenlane, isa oli aserbaidžaanlane ja tema isa tegelikult magas elu lõpuni, ma saan aru, kirves peale, kui keegi ta naisele järele tuleb ja tegelikult ema umbes, et tädi, siis minu vanatädi tegelikult õues ei käinud elu lõpuni, ei teadnud, mis on leiva hind ja nii edasi. Aga siis paar aastat tagasi tuli see tädi meile see külla ja nüüd on see, kui ta oli tagasi läinud. Mõned kuud hiljem saatis isa mulle edasi paar videot. Klõpsasin esimese lahti ja kuulsin Liana häält. Vaata, Artur, vana jaamahoone, mäletan, milline ta siis oli. Nüüd on korda tehtud. Kohe pöörame vasakule Bassini tänavale. Väikeste poodide asemel on siin nüüd üks suur. Aga seal oli apteek. Mäleta, kui palju trepiastmeid seal oli. Vaata, kuidas kõik on ära remonditud. Videos ulus tuul. Muutes sõnade tabamise raskemaks. Kusagil vilistas politseisireen või rong. Ja mina peaaegu tundsin jahedat õhku linnas, millest ei saanud iial minu linna. Vaatasin tüdrukuid, kes kaadris möödusid. Üks pearätiga, teisel juuksed lehvimas. Aserbaidžaani keeles lobisemas ja üle tuule naermas. Nende järel poiss vanaemaga. Heledad majad, vanad ja uued läbisegi. Ma nägin esimest korda Bakuud. Teine klipp, filmitud liikumise pealt. Ma kõnnin mööda tänavat. Siin ka on nüüd väikeste poekeste asemel suur kaubanduskeskus. Vaata paremal, selle suure maja ees oli meie vana kodu. Kas mäletad, Artur? 3. klipp. Autod veeremas, puud märtsikust hoolimata lehtes, kaares sissekäik keldripoekesse. Vaata, siin oli sinu isa fotoateljee. Kohastun sisse. Järgmine kaader, mõlemal pool leti mobiiltelefonide ja fotokaupadega, tuled vilkumas poiss leti ja suuremas printereid. Praegu on siin kompuuternaja. 2 poodi on siin nüüd. Vanasti oli ainult su isa oma. Ma ei mäleta, mis oli vasakul, aga mäletad, Artur, kuidas me tulime otse alla ja siis tegi shot meist fotosessiooni. Aga minu arust oli see tuba siis palju suurem. Nüüd on ta nii tilluke. Liana jututaustal paistis kaadris heledavõitu paksuke, käed abitult külgedel laiali, hiiglased kell randmel ja nägu murelik. Tumedapaine fotograaf temast hoolikalt pilti tegemas. Panin telefoni käest ja tundsin, kuidas kurgus hakkas valusalt kipitama. Aitäh! Kas sa tahad nüüd kohe põgeneda? Ma vaatan, et 2 minutit veel, 2 minutit veel. Et nagu maailmas ringi käies ja igasugustest rahvustest inimestega tutvudes, siis hästi palju näeb seda nagu need haavad ja need sügavad ajaloolised traumad, millest kuidagi, millest ongi väga keeruline üle saada, kui nendega ei ole võimalik tegeleda. Sa õpingute ajal, sa said Türgis, said Ankaras, eks ole? Jah, 1 semestri läksin magistri ajal. Aga sa õppisid siis ka, olid Jerevanis vahepeal? Jerevanis ma olin esimese hooga terve aasta, kui ma olin 19 ja üle mõnus oli, ma olin kogu aeg kellegagi tuba jaganud. Ja
pärast seda sul oli oma tuba Jerevanis, jah? ei, seal mul oli oma tuba ja pärast seda ma olen seal käinud veel nagu mingi 6 või 2 või niimoodi. Kas sa armeenia keelt ka räägid? Ma räägin, aga ma räägin aktsendiga, sest et minu isa on Baku armeenlane ja seal kõik rääkisid omavahel vene keelt, sest seal olid ukrainlasi, juute, venelasi, baltlased, seal oli kõik oli koos. Nii et mina õppisin tegelikult enam-vähem Jerevanis ära. Ja tähestikku õppisin Eestis, sest meil oli see pühapäevakool ja seal meid ambiti seda tähestikku ikka hoolega. See tähestik on muidugi nagu puhas kunst. Tegelikult ei ole üldse raske tähestik. Ma Ta tean, näeb ma ainult tean. raske välja. Ma tean, et kui nagu kreeka tähestikku ära õpid, siis nagu mõtled välja, mis need seal on, et tegelikult on teatavad sarnasused. Jah, tegelikult, ma ei tea, mis pidi see on, sest Armeenia tähestikku tegime Srobmaštots vist 4. sajandil. See oli 4. sajand ja ma olen seal selles väikeses kirikukeses käinud seal kuskil mägedes ja siis nende siinamaalidega ja siis see on väga, väga südamlik. No ja seda nad on ja. See külalislahkus vahel on isegi hirmutav. Jaa, on. Kui ma käisin seni ainukene kord elus Jerevanis, siis juhtus mingi lugu, et nagu pangaautomaadid ei anna mulle raha. Ja see on nagu ainuke kord mu elus. Ma olen nädal aega olnud reisil, nii et ma ei kulutanud mitte ühtegi senti. et see oli ka selline reis, mingisugune tõlkijate ja midagi, et tööbimine ja söögid olid nagu ette nähtud kõik kollektiivselt. Aga see jättis mulle sügava mulje ja mõtlesin kogu aeg hästi palju Brigitta peale. Mõtlesin, et küll tal veab, ta saab nii tihti siin käia, sest minu jaoks Jerevan oli nagu selline koht, mis lõhnab nagu koriander, lõhnab nagu kinsa, kõik lihtsalt. Terve linn, ükskõik kuhu lähed, kõik nagu lõhnab niimoodi. Aga minu isa ütles, et tema Kaukaasias elada ei suudaks, et talle ikka väga meeldib Eesti. Ja, ega ma ei tea, kas ma elada suudaks, see on nagu hoopis teine asi, et aga selline hea nagu soe mälestus on. No selle issand, sorry, sa ütlesid veel midagi. Nüüd ma sõitsin sisse nagu Mats. Okei, see on hästi. Et selle külalislahkuse võtab hästi kokku, et kui ma olin siis 19, mulle tuli abikaasa külla, siis me ei olnud veel abielus eks-abikaasaga. Ja siis me sõitsime Häälega kuskile mägi külla, kus meid viidi kuhugi sööma kohaliku politsei ülema juurde ja me põgenesime sealt järgmine päev salaja, sest me ei jaksanud enam süüa ja purjus olla. Joo, mind viidi seal nagu keset ööd kuskile suvalisse mägedesse, sõidad observatooriumisse, hakati tähti näitama. Mina, kes ma olen nagu eluaeg olnud prillidega ja ei näe taevas õieti midagi, isegi lind ei näe, wow, selline asi, et jah, ma olen nagu Armeenias observatooriumis käinud, Eestis ei ole. Aga aitäh, Brigitta, ja siis nagu feministlikult kirjutame edasi, eks ole? Jaa, aitäh. Ja nüüd kutsume siia Eeva Kohvi, kes saab rääkida meile oma põnevast romaanist Õhus, kõndi ja tere, Eeva. Tere. Ma loodan, et sul on olnud sama huvitav õhtu kui mul. Ja on väga, ma just mõtlesin, et oma mõtteid enam küll ei ole, et nii palju on asju, tegelikult mille üle järele mõelda ja tegelikult iga 4 kõnelejaga ma võiks leida, täiesti nagu haagin erinevaid asju, haakuvad minuga nende jutust nagu täiesti erinevad asjad. Lõpetades näiteks, et ma hakkasin praegu mõtlema selle hetke peale, kui ma käisin Jerevanis ja Bakuus mõlemas linnas niimoodi sellise ühe ringreisiga, ema orkestriga, ERSOga ja siis ma olin 13 siis just, kui ma käisin. Et nagu tulid meelde täpselt see tunne, mis on jalutada Baku tänaval, mis on jalutada Jerevani tänaval. Bakuud ma ei ole näinud, praegune Baku on vist midagi, ütleme nii, et teisest. Ilmselt see oli aasta 86, nii et see oli päris ammu. Ja. Ma olen mõnikord natukene nagu mõnes mõttes kade nagu näiteks meie vanemate peale, kes said käia nagu seal näiteks Samarkandis igasugustes sellistes kohtades enne seda lagunemise
kriisi, küll jah, Nõukogude nagu okupatsioon on nagu teistmoodi asi, aga et kohtades, kus oli veel nagu elu. jah, mina käisin kõik need kohad läbi, näiteks Usbekistan ja nii edasi, aga enamikes kohtades ma nägin ainult kahjuks ujulaid, basseine ja need olid üsna sarnased tegelikult, oled sa Riias või oled sa kuskil Dnepropetrovskis või kuskil. Ersoga basseinis. No Ersoga jah, ma käisin vähe, et see üks Kaukaasia reis oli ja siis oli Leningrad ja Moskva ja sellised kohad, aga spordi raames siis sai käidud ujulaid vaatamas. Kas sa ujusid? jah, tuli ka ujuda muulikas, mitte ainult ujulat vaadata. Tuli sisse hüpata ja aja peale ujuda. Aja peale ujuda. Väga äge. Jällegi nagu fakt, millest ma midagi ei teadnud. Mina ei seisnud vee pealgi, aga mõned ujusid aja peale. jah, ujumisromaan on veel kirjutamata. Ujumisromaan on kirjutatud, Karen Connelly, Kanada autor, kirjutas konkreetselt raamatu Swimming Pool ja ta on ka väga feministlik autor ja kirjutas raamatu naisest, kes on abielus, kellel on suhe teise naisega ja seks on suurepärane ja mitte ühtegi naist ei tapeta ära selle eest, et neil on hea seks. Ja nagu selline raamat on natukene olemas. Aga nad ujuvad ka siis? Ujuvad palju, oi, kogu nagu see, kõik see armuromaan, kõik see nagu saab alguse ja nagu käib edasi-tagasi seal ujulas, et õnneks nad seal ei seksi, et see oleks võib-olla ebamugav, aga ujula on väga-väga tähtsa koha peal, ja. Aga sinu raamatu Sõhus kõndija ujumisega pole väga pistmist. Ja see räägib ühest naisest, kes näiteks unistab lendamisest. Vist on nii, jah. Sa ütlesid mitu korda, kui see raamat ilmus, et see raamat on nagu kuidagi seotud sinu vanatädi mälestusega või vanatädiga. Oli see vanatädi? See on nüüd siis vana-vanatädi, sest see on siis vanaema tädi. Ja missugune inimene ta oli ja missuguseid, kuidas ta seda inspireeris? Jah, ma ei teagi, kuidas ta inspireeris, ta jäi nagu ülevel sellest Sinise mäe kirjutamisest, sellepärast et ka Sinises mäes ma nagu tegelikult osa tema elukäigust juba kasutan ära ja kirjutan temast, aga sealt elust, see elu oli kuidagi nii suur ja paks ja pikk, et sealt jäi nagu üle neid asju, mida ma tundsin, et ma ei saanud päris ära kirjutada ja kuna Sinise mäe suurim rõhk on ikkagi 90-ndatel just, millest siin ka oli juttu, on ju, et see 90-ndate elu Tartus ja Tallinnas ja kõik see asi, et siis see vana osa nii-öelda minevik 20. sajandi algusosa jäi nii pisikeseks, et ma tundsin, et sealt jäi nii palju asju, mida ma oleks tahtnud seal veel uurida ja nii-öelda kaasas käia selle vana-vanatädiga. Aga jaa, et need kaks naist, mõtlesin nende peale muuhulgas kuulates esmaspäevast Plekk-trummi, kus siis Sirje Õlask rääkis siis Joonas Ellermaaga naiskirjandusest ja siis oli juttu muuhulgas ka sellest, et kas Eestis on nagu ära unustatud või nii-öelda maha maetud või kõrvale lükatud häid naiskirjanikke ja eriti näiteks romaanikirjanikke, et toodi seal näiteid välismaalt, et kus on võimsad romaanikirjanikud ja et kas Eestis me oleme liiga teinud või ülekohut teinud ja kuidagi nagu head raamatut kõrvale lükanud, sellepärast et tegemist on naistega. Ja siis ma mõtlesin just nagu oma tegelaste peale, et nad mõlemad oleks võinud tegelikult olla kirjanikud, aga nad ei olnud kirjanikud ja see ei ole see, et nad ei soovinud olla kirjanikud või ei tahtnud ennast niimoodi väljendada, vaid lihtsalt see, kuhu nad olid pandud elama, see keskkond ja see, mida neilt oodati aktiivselt ja kuhu neid nii-öelda suunati, oli lihtsalt niivõrd teine maailm ja siis need samad asjad, millest nad siis raamatus nagu unistavad, põhimõtteliselt nad oleksid võinud ju nad kirja panna, et üks elab suures osas oma nagu sellises mõttemaailmas või sisemaailmas, kui nad on selline introvert, et see sisemaailmas toimuv on nii rikas, et ta nagu ei tunnegi vajadust nii palju reaalsete inimsuhete vastu, võiks olla täiesti kirjanik, on ju, kirjanik par excellence, istub kodus ja paneb selle kõik kirja, mis ta sisemaailmas toimub ja teine tegelane Magda siis, kes unistab lendamisest ja teeb ka teoks, siis temast oleks võinud saada selline nagu hästi selline seikluslike raamatute autor. Aga nad ei teinud seda ja see on lihtsalt see asi, mis teeb eriti rõõmsaks siis praegu, et praegu on see võimalus ja praegu see on niivõrd loomulik meie jaoks, et naised kirjutavad.
et me saame nagu osa nende maailmast. Et siin oli see, et ma võtsin nad siis raamatutegelasteks ja tänu sellele me saame sellest osa. Aga kui neid ei oleks raamatutegelastena, siis tegelikult me ei tea ju naiste eraelust suurt midagi või et on vähesed raamatud, kus on kirja pandud niisugune argielu või noh, see elu, mida siis tegelikult päevast päeva elati. Me teame ikka, et olid kuulsad kirjanikud mehed, on ju, olid ajakirjanikud, olid poliitikud, olid tähtsad riigimehed ja Liidia Koidul on siis üks tugev erand seal ja võib-olla Anna Haava ja veel mõned. Aga et tegelikult praegu on see nii loomulik, et me siin koos istume, et see on nagu tegelikult ju jube tore. See on nagu lausa erakordne, jah. Et selline kõigest 100 aastaga on toimunud selline muudatus, et tee, mis tahad. Just, aga küsimus tegelikult tuli mulle meelde, oli siis vanatädi kohta, kes ju täpselt samamoodi, elas ju tegelikult siis samasugust elu, on ju, et ta on saanud nii-öelda olevaks, tema elu on... Mis ajal ta elas? No tema seal sündis, minu siis see peategelane raamatus sünnib 1880, üks tegelane, teine 1890. Nii et praegu vanatädi täpselt, ta oli ka umbes selles kandis seal vist 1880-ndatel sündinud või oli ta, vaat selle peaks täpse kuupäeva peaks järgi või aasta peaks järgi. Aga just ka, et kirjutada ta nagu olevaks või see elu nagu, et meile jääks sellest ajast või et minule jääks võib-olla ainult sellised hajusad mälestused või et teha olla temaga koos ja elada temaga koos, et võib-olla see oli see tõuge. Aga kuidas sa leidsid seda materjali, sest sa just ütlesid, eks ole, et me ei tea, kuidas need naised elasid, kuidas nende igapäevaelu oli. Et siin küll nagu väga konkreetselt kirjeldatakse mõlema naise sellist igapäevaelu ka. Jah, kildudest kokku pandud fotod, filmid, jutud, siis enda kas oli äkki ka mingeid päevikuid? Vot ei olnud, päevikuid ei olnud, et olid ainult vanaema jutud oma tädist ja siis olid mõningad sellised nagu peamiselt vanaema jutud ja fotod, ütleme konkreetselt tema puhul olid need allikad, aga ütleme sellest ajastust siiski niimoodi üldist sellist infot ikkagi leiab, on ju. Kas naisteajakirjad, Maretid käisid ka kõik läbi? Ei käinud, sest see on vist juba hilisem, et ma vaatasin just neid Tartu 19. sajandi lõppu, 20. sajandi alguse Ülejõe fotosid ja just selline kirjalikud materjalid ka ja kogud killuka siit, killuka sealt põhimõtteliselt, aga ja ülejäänud teeb juba kujutlus ära, et mainid ühte väikest, ma ei tea, näiteks plekkkaussi või kus käsi pesti ja juba vaikselt lugeja ja su enda nagu see kujutlus tegelikult täidab need valged laigud ära, et ei peagi kõike kirjeldama, sa lihtsalt annad mingi raami ja mingeid kilde ja see ruum nagu ja see läheb elama. Ja, et kas su vanaema, ma mõtlen, kuidas ma seda küsida tahan, et kui ma läksin Tartusse elama, kui ma olin nagu 18, siis seal oli veel seda, alles seda vana hõngu, ehk kuna ma elasin ka Supilinnas, mis oli nagu räämas ja kräämas kõike, aga et seal oli nagu, sattusin kõigest hoolimata mingitesse kodudesse, mis nagu omadega ei olnud selles aastas 89 või 90, vaid et olidki seal kusagil 1926. Et kas ka sinu vanaemal oli sellist mineviku hõngu tema kodus või kuidas ma seda ütlen? Jaa, vanaema mul hiljem ise enam Tartus ei elanud ja tema elas Viljandis ja muidugi oli tal mineviku hõngu, aga tegelikult ma olen ise ka Tartus elanud mingites erinevates üürikates, et ühte ma mäletan, kus lühikest aega see elatud oli vist oli Võru tänaval ja seal oli reaalselt kemps oli kuskil koridori peal ja vett seal sees ei olnud, nii et mööda puidust kägisevat treppi tassisime seda ämbriga seda vett, joogivett ja siis oli solgiämber, on ju. Nii et reaalselt selles mõttes, et see tegelikult oli 90-ndatel täiesti olemas sellised erakad. Minu kööktuba oli samasugune, nagu vets oli kuskil koridoris esimesel korrusel ja solgiämber oli nurgas ja pidi kogu aeg seda välja viima. Just, ja kuidagi see mälestus on väga selge ja see nagu tundub täiesti reaalne. See sõltumatus oli nii tähtis, see, et siin olen mina. Aga standardid olidki sellel ajal sellised ikkagi kõvasti madalamad kui praegu, et ikkagi igapäevane tatrapõder ja kefiir ja üks saljanka päevas ja rohkem ei olnudki vaja. Et see oli kuidagi nii loomulik. See ei olnud mingi kangelaslikkus, et ma nüüd elan niimoodi, et ma olen vaene üliõpilane, vaid nii elatigi põhimõtteliselt.
jah, ei olnud väga palju nagu rohkem selliseid võimalusi, jah. Jah, mul oli nagu see kessusink, mõnikord tuli ka maad kaasa, aga neil mõlemal naisel selles raamatus on nagu väga konkreetne oma elujoon, elurida, oma nagu eluülesanne selles raamatus, et siin minu arust nagu nad ei eksi nagu oma sellelt teelt, et mõlemad on väga otsusekindlad ja lähevad mööda seda enda teed. Jah, mingis mõttes küll, et kuigi üks nagu tundub tunduvalt ebakindlam kui teine, et ta on selline nagu oleks selline õhkõrn tüüp, aga mulle tundub, et temas on siis selles introvertses Nooras on ka tegelikult seda kangust nagu parasjagu, aga see on lihtsalt täiesti teistsugune kangus kui siis Magda kangus. Ja noh, see mind tegelikult ka väga nagu huvitaski, et ma ise olen selline suhteliselt ekstravertne inimene ja minu jaoks oli väga huvitav tegelikult nagu püüda kujutada ette, et mismoodi see introvert, see tõeline introvert siis funktsioneerib, mis tal seal peas toimub ja kuidas ta ikkagi maailmaga suhtleb ja kuidas see kõik käib. Et see oli minu jaoks huvitav, see erinevus nende vahel. Ja see veider seos ka, mis nende vahel on, et nad ei ole otseselt sõbrannad või sõbrad, aga nad nagu on ka sõbrad, nagu ei ole otseselt sugulased, aga on ka sugulased, nii et nad on sellised veidralt nagu mõnikord olema, et tekivad mingid inimesed, kellega me oleme elus seotud, me nagu ei saagi aru täpselt, et miks me nüüd nendega niimoodi seotud oleme, et noh, kui me oleme emad, isad, õed, vennad, siis on selge, aga nende puhul on sellised keerulised suhted, et sellest võiks nagu ka loobuda, et põhimõtteliselt võiks loobuda suhtlemast, aga nad kumbki nagu ei loobu ka päriselt või ikkagi nagu nad nagu ikkagi jäävad seotuks ja minu jaoks on huvitav mõelda, et mis nendest saab nende suhtest pärast raamatu loo lõppu, sest nad jäävad kokku päris raamatu viimases stseenis või epiloogis ja siis on huvitav minu jaoks mõelda, et noh, nad kindlasti kohtuvad veel ja mismoodi nad üksteist või teineteist mõjutama hakkavad või kuidas nende lugu edasi läheb, seda ei tea, aga seda on huvitav kujutleda. Seda ei tea jah, aga siin raamatus on ka mõned mehed ja ütleme nii, et siin raamatus küll seksi eest saab naine karistada. Ma võtsin seda väga isiklikult. Et eks ole, Magda Pariisis leiab mehe, kellele ta päriselt meeldib ja siis, kui ta tagasi tuleb, siis selgub, et tal on nagu väike haigus kaasas, et tuleb ära karistus. Jah, no inimesed üldiselt sageli, võib-olla seda ei peagi alati karistusena mõtlema, aga ikkagi vahetavad omavahel siis neid parasiite ja baktereid ja kogu see mikrofloora käib nagu inimesega kaasas, et seda ikkagi juhtub väga, et see füüsiline maailm on isegi selle virtuaalsuse ajastul meil isegi veel olemas, rääkimata sellest vanast ajast. Jaa, on. Aga kuidas selle lendamisega on? Et siin nagu õhus kõndija räägib meile midagi ilusat, mis toimub seal üleval. Mis Magdal selle lendamisega on? No ühelt poolt see on võib-olla jah, see soov õhku tõusta, aga teiselt poolt see on ka kogu selle uudsuse ja vabaduse võlu, et ütleme isegi huvi üldse selle võimaluse vastu, sest esimest korda see võimalus tekkis ja tahaks nagu proovida, et võib-olla ta siis on võrreldav praeguse mingisuguse, nii nagu meie võiks ette kujutada, et me praegu lähme kosmosesüstikuga, et saame selle väikese kosmoseturismireisi teha, nagu võib-olla mõned on teinud, kõige rikkamad siin maa peal, et ta on võrreldav millegi sellisena, et ta on ikkagi täiesti uus, ta ei ole sellel ajal veel transpordivahend ega miski, ta on tegelikult ekstreemsportlaste ala, et tol ajal, et ta ei ole, need suured katsetajad, leiutajad ja sellised ekstreemspordi hingega inimesed tegelikult tegelesid lendamisega tol ajal. Pärast esimese maailmasõja ajal mis ajal ta umbes nagu sinu, ma täpselt ei mäleta, mis ajal ta umbes seal Pariisis käib? Täpselt aprillis 1912. Ja muuhulgas lihtsalt nagu huvitava faktina leidsin ka, vaatasin pilte tolle ajastu Pariisi kohta ja tuli välja, et tuligi Pariisis lumi maha 1912 aprillis. Ja mõtlesin, et miks mitte, et aga siis Magda on Pariisis, kui tal õnnestub lennata. Paneme seal lume ka sadama, 9 päevaks sadas maha. Ja tegelikult alles siis see lendamine muutus nagu selliseks loomulikumaks kahjuks ju pärast seda suurt katastroofi, milleks oli esimene maailmasõda, kus kõik lennukid ja see tehnika arenes nii kiiresti sõjalistel põhjustel, et pärast seda sai sellest juba mingi loomulikum asi. Aga ta ikkagi nagu nii-öelda
käis lendamas, mitte ei juhtinud ise lennukit. Jaa, ta tegi lihtsalt ühe lenduriga ühe proovilennu kaasa. Et seal on siis jah, nad käivad mõlemad siis selle Pariisis leitud sõbraga, mõlemad teevad siis ühe lennu kaasa. No see oli, tehti selliseid lennunäitusi, et koguneti mingil suurel väljal on ju, ja siis lendurid, siis need piloodid, tolleaegsed ekstreemsportlased, see näitasid ette seal igasuguseid sõlmi ja huvitavaid asju ja siis tema sai teha ühe lennu kaasa. Nii et seal ta ei olnud, kui siis selle ajal olid ka esimesed naispiloodid juba tegelikult olemas. Olid, aga päris sellest Eesti naisest ei saanud veel päris naispilooti. Kas loeme raamatust natukene? Jah, ma ei ole ette valmistanud ennast, aga ma mõtlesin, et äkki võtaks täiesti juhuslikult niimoodi, et võtaks lihtsalt lahti ja loeks 3 lauset ette, mis sealt tuleb, et nagu laseks juhusel otsustada. Kuigi sealt võib tulla täiesti, ma ei tea, mis sealt tuleb. Magda juhatab. Nii, juhuse mäng, et kõlaksid mõned sõnad sellest romaanist. Magda paneb kirja ära, keerab laeka lukku, laseb võtmel vaasi kukkuda. Akna taga on ikka veel sama päev, olgugi õhtusse vajunud. Esmaspäev, argipäev. Magda sirutab selga, venitab end pikemaks. Tema mõtlemine on selge. Killud vajuvad oma kohale. Tema vajub oma kohale. Sinna, kus on Leo. Mitte enam tõeline mees, lihast ja luust, pigemini tema vaim, mis inimesest jääb, kui ta siit ilmast lahkub või väga kaugele triivib. Kõik on selge. Neis mõtetes võiksin ma rahu leida. On ainult üks mõra. See kergendus. Osa minust tundis kergendust, kui ma mõistsin, et ta ei liiguta, ei hinga. Et tema, kellest oli pidanud saama inimene, suhilaps, kelle olemasolu ma oma südames juba mitu nädalat aimasin, on minust väljas lõpuks. Ma sain tast lahti, vabaks. Vabaks kahtlustest, hirmust, ilma rahva silmis isegi patust. Aga kas ei ole ma tõeline koletis, kellel on kergem olla, kui ta tunneb end vabana, kui keegi sureb, olgu kui tahes väike, kui tahes punane, olgu ilma kereta, käte jalgadeta, kopsudeta, ainuüksi pea, vaikne, armetu, tumm, pime, pisike punane poiss. Jõudsin, selline juhus määras sellise väga traagilise hetke. Jaa, aga sul on siin raamatus ka tegelikult, ma pean selle ära märkima, väikene auavaldus nagu päriselt Eesti esimesele naisele lendurile. Jaa, sa pead nüüd silmas seda daami, kes tegeles nende langevarjunukkude Gearbabies, jah. Valmistamisega ja müümisega oli vist Ameerikas. Ameerikas, jah. Et väikene viide on jah temale, et selline huvitav daam vist oli, ma olen nüüd natuke hakanud unustama, et ta seal seikles ja rändas mööda maailma. Kaalep, jah. Just, ja jõudis vist Amelia Earhartiga koos oli nagu just seal lennuklubis Ameerikas. Tegeles lendamisega ja siis mingil hetkel loobus lendamisest ja hakkas neid langevarjunukke tootma, oli väga edukas ärinaine, nagu ma aru sain. Tal läks hästi. Mõnda aega ja kirjutas ka raamatu lastele, et lendamise propageerimiseks, et lennake lapsed. Jaa, et aga aitäh Eevale ja väga soovitan lugeda seda romaani, eriti inimesed, kes armastavad sellist nagu klassikalist, korralikku, mitme liiniga romaani lugeda, et väga tänuväärne. Aitäh, Eeva, et nagu sellise raamatu kirjutasid meile. Ma märgin lihtsalt ära, et see korralik seal juures, et on hästi palju ette heidetud just nimelt seda, millest Henelis rääkis, et seda fragmentaarsust või mingisugust, et nii korralik ei ole, aga oleneb, mis selle sõnaga korralik mõtlesid muidugi. No see nagu põhjalikkust. Võib-olla tõesti. Ma olen inimene, mulle meeldib hakata näiteks filmi vaatama nagu kuskil poole pealt ja ilma prillideta, siis ma pean välja mõtlema, mis seal toimub. Mulle hullult meeldib selline, vaadake, kui ma tulin Tallinnasse aastal 89-90, ma ei kandnud prille ja kõik vaatasid nagu Bold and Beautiful ja Soome televisiooni. Ma ei osanud soome keelt, ma ei osanud inglise keelt ja siis ma pidin kõikidega istuma ja vaatama, et mis tal telekas tuleb. Ja siis ma kogu aeg mõtlesin ise välja, mis seal toimub. Sest ma ei saanud aru ei subtiitritest ega sellest inglise keelest. Et nagu
ma hindan fragmentaarsust. Aga minu arust siin ei olnud fragmentaarsust. No minu jaoks ei Jah. olnud siis piisavalt. igal juhul inimesed tihtipeale seda mitte Jaa, kronoloogilisust või mitte täielikku kronoloogilisuse kohta esitavad sageli küsimusi, et miks. Ja ma olen ka mõelnud, et aga võib-olla tõesti me elamegi sellises maailmas, kus ühelt poolt on kõik see fragmentaarsus, millest Ene-Liis rääkis ja see on meile nii loomulik ja teiselt poolt võib-olla siis me peame tagasi jõudma kronoloogiliste jutustuste juurde, mis on turvalised, millest me saame kinni hoida, millele saame toetuda, et võib-olla tõesti. See nagu, et kui ma teen seda, siis särgeb see ja siis on see ja siis on see on nagu see, et ma nimetan seda nagu meeskroonikateks ja need on nagu nii igavad. Et ma tahan nagu sellist, kui sa hakkad jutustama kellelegi lugu, sa ei hakka nagu siit ja lõpeta sealt, see nagu käid niimoodi kogu aeg niimoodi erinevatest kohtadest läbi, sest siis tuleb veel ootama, ma pean seda veel ütlema ja siis sa jõuad kuidagi sinna lõppu nagu 3. päeval. Et ja nagu see on nagu see tõeline loo jutustamise üdi. Jah, Nagu Janet Winterson ütleb seda ja no ma usun teda. Mõtlemine käib küll niimoodi inimesele, No et hästi assotsiatiivne on ju, tekivad erinevad assotsiatsioonid ja tuleb meelde, et ahaa, see oli nii ja see oli naa. Ja kui sa hakkad jutustama, siis sa saad juba tegelikult valida, kuidas sa jutustad. Kui sa konstrueerid väga tugevalt ära, siis võid ka kronoloogiliselt jutustada. Jah, aga siis loeme Eeva raamatut ja loeme kõiki teisi 9 raamatut ka ja rõõmustame, kui mitmepalgeline on praegu Eesti kirjandus. Aitäh, Eeva! Aitäh kutsumast! Ja aitäh kõigile tulemast ja siis ütlen veel kord lõpetuseks, et naiskirjanduse laureaadi auhinna laureaadi väljakuulutamine on 28. aprillil teisipäeval kell 5 siin saalis. Aitäh!